Tere! On 11. september 2025 ja oleme Strasbourgis Euroopa Parlamendis, kus täna neljapäeval on lõppemas täiskogu nädalate istungid, kus on toimunud palju debatte, palju arutelusid, palju hääletusi ja nagu ikka, iga nädal katsume teha ülevaate sellest, millega on Euroopa Parlament tegelenud, mida teile räägita massimeedias ja millega sepitsevad tulevikuplaane tegelikult siis Brüsseli bürokraadid. Esiteks, selle nädala kahtlemata kõige olulisem sündmus vast oli Euroopa Komisjoni presidendi Ursula von der Leyeni aastakõne. Nimelt iga aasta septembri alguses täiskogu istungil siin Strasbourgis peab Euroopa Komisjoni president kõne teemal olukorrast Euroopa Liidus. See kõne on umbes pool tundi, kolmveerand tundi pikk, kus ta räägib sellest, et mida tuleb teha, mis on prioriteedid, mida tuleb algatada ja nõnda oli ka sel aastal, kus von der Leyen rääkis väga pikalt sellest, kuidas tuleb liikuda helgesse sotsialismi ja kommunismi, kuidas tuleb teha rohepööret, kuidas tuleb teha ühtset immigratsioonipoliitikat. Nii et kes on vähegi natuke rohkem poliitika huviline, siis see kõne on loomulikult leitav interneti avarustest, ka YouTube'ist, Euroopa Parlamendi kodulehelt. Nii et kes on rohkem huviline, kuulake kindlasti see kõne ära ja te saate võib-olla rohkem aimu isiklikult sellest mõttelaadist või mentaliteedist, mis valitseb Euroopa Komisjonis või komisjoni presidendi von der Leyeni peas. Ehk et see nagu ajutegevus, millest nad lähtuvad, on hoopis teistsugune kui tavalistel normaalstel inimestel. Näiteks von der Leyen oma kõnes tuli välja ettepanekuga, et Euroopas peaks hakatama tootma siis taskukohaseid, soodsaid elektriautosid Euroopa inimestele, et konkureerida Hiina tootjatega. Mis tähendab seda, et sul on vaja siis mingisugust ühtset föderatiivset juhtimist selleks, et toota odavaid elektriautosid tavatarbijale, mis tähendab seda, et aga kust me võtame kõik need komponendid, kust me võtame muldmetallide akude ehitamiseks. Neid ressursse Euroopas ei ole. Ja seega me oleme jätkuvalt sõltuvuses täielikult Hiinast, Aasiast laiemalt ja ka Aafrikast, et ehitada need elektriautode akud, mis ei ole just väga roheline tehnoloogia tegelikult. Ja lõpuks selleks, et laadida elektriautosid, meil on vaja ju elektrit ja see elekter ei tule enamjaolt kas tuulest või päikesest, vaid ikkagi stabiilsest juhitavast energiast, milleks on kas põlevkivi, kivisüsi, tuumaenergia, gaas, hüdroenergia, et seda tehnoloogiat täna meil ei ole, et kuidas tõesti siis minna üle väga rohelisele energiale ja elektriautodele, millest rääkis von der Leyen selles eile hommikul. Ainsa eestlasena kogu debati jooksul pidas kõne loomulikult mina. Sellest Eesti meedia küll väga palju pole tahtnud rääkida. Ma tean, et Postimees ja Delfi kajastasid otse blogis von der Leyeni kõnet ja seda debatti, aga loomulikult minust oli nagu null sõna. Aga ma väga kurb ka sellepärast ei ole, sest et ma arvan, et meie jälgijskond on niivõrd aktiivne sotsiaalmeedias, et me saame oma inimestega kontakti ka ilma Postimehe või Delfita. Aga nad kajastasid seda von der Leyeni debatti ja ainsa eestlasena tõesti mina olin ainukene, kes kõne pidas. See kõne on leitav minu sotsiaalmeedias, minu YouTube'i kodulehel kui ka minu isiklikul veebilehel jaakmaisse.ee, nii et kes vähegi tahab, kes pole näinud veel, vaadake üle, andke tagasisidet, mis te arvate sellest sisust. Kõneaeg oli ka 1 minut, kuna see ongi tavapärane Europarlamendis, et kõneaeg on sul kuni umbes 1 minut, mille sisse sa pead siis mahtuma oma selle põhilise sõnumiga. Ei ole lihtne, aga tuleb hakkama saada. Lisaks sellele siis sel nädalal Strasbourgis olid meil mitu debatti, nimelt üleeile oli Delfi debatt, kus lisaks minul olid ka Marina Kaljurand ja Urmas Paet. Mõned klipid Delfi debatist on ka leitavad sotsiaalmeediast juba, näiteks teemadel, kui me rääkisime kohalikest valimisest Tallinnas, nimelt vist kõik praegused eurosaadikud kandideerivad ka Tallinnas kohalikel valimistel. Ma julgen öelda, et enamus neist on kahtlemata pardid, kes tegelikult kohalikku linnavolikokku ei tule. Mina saan ausalt öelda, et ma olen olnud üle aasta aja aktiivne Tallinna linnavolikogu liige täiesti tasuta, sest et mina sellest tasu ei saa. Kui teised volikogu liikmed saavad mingit hüvitist umbes 1000 eurot kuus Tallinnas, siis mina teen tasuta tööd, sest et kui sa oled Europarlamendi liige või Riigikogu liige ja oled samal ajal kuskil siis kohalikus volikogus, siis volikogus olemise eest sa eraldi tasu ei saa. Nii et olen olnud siiamaani väga aktiivne Tallinna volikogu liige, jätkan olemist seal ja mina saan öelda, et mina partei ei ole,
aga Urmas Paet ja Marina Kaljurand, kes olid minuga Delfi debatis, nemad kahtlemata tõenäoliselt on pardid ja kes tahab näha minu head mõttevahetust Marina Kaljurannaga, kes on sotsiaaldemokraatide esinumber Lasnamäel, kus kandideerib ka siis endine tulevane linnapea Mihhail Kõlvart, kuidas siis Kaljurand omas nägemust sellest, kes peaks linna juhtima või kes ei peaks, siis vaadake minu sotsiaalmeedia lehel ja ka Keskerakonna Facebooki lehel on see klipp hästi leitav, kui Marina Kaljurand hakkas süüdistama, et Keskerakond on kriminaalselt süüdi mõistetud erakond ja selle peale, et kui ma ütlen, et aga vabandust, aga enamus neid inimesi, kes sellega seotud olid, on täna ju sotsiaaldemokraatide seas, siis selle peale oli muidugi selline haudvaikus, mitte ühtegi sõna vastu ei tulnud. Peale fakti, et enamus neid endisi keskerakondlasi on täna sotside seas, kes selle jama kaela tõmbasid Keskerakonnale ja seega praegune Keskerakond ei ole mitte kuidagi süüdi selles, mida tegid aastaid tagasi endised erakonna liikmed või juhatuse liikmed. Lisaks sellele eile hommikul, lisaks Delfi debatile, eile hommikul oli ka Vikerraadio debatt, reporteritund, kus olid lisaks minule ka veel Riho Terras, taas Marina Kaljurand ja Urmas Paet. Teemaks olid jällegi olukord Euroopa Liidus, Ursula von der Leyeni kõne, olukord ka Poolas, kuhu siis maandusid Venemaa ründedroonid, mis on ilmselgelt pretsedent või selline esmakordne olukord, kus sisuliselt Venemaa ründedroonid on tulistatud NATO liikmesriigi suunas ja nende alla laskmisel üks droon kukkus ka elumaja peale, mille tõttu elumaja pooleldi vist hävines või lagunes. Et see olukord ei ole ilus ja kahtlemata selle ka üks meie debati teemasid reporteritunnis, nii et kes kuulas Vikerraadiot, on selle infoga kursis, kes ei kuulanud, soovib järgi kuulata, siis kahtlemata ERR-i kodulehel on leitav see debatt ka järelkuulatavana, nii et head kuulamist sellega seoses. Lõppkokkuvõttes september on juba varsti poole peal, kohalikud valimised lähenevad tohutu kiirusega, reitingud on väga head, aga samas reitingud ei tohi lasta meil kuidagi uinuda või lasjaks muutuda, sest hoolimata sellest, et praegune olukord näitab 44% toetust Keskerakonna Tallinnas, siis see meie põhivalija või tavaline inimene ei tohi arvata, et ei olegi vaja valija minna. Nad võidavad niikuinii ära, tulemus on juba niikuinii kindel juba, kõik on väga hästi. Tegelikult just nimelt seda konkurendid ootavad. Seda ootavad Reformierakonna närilised, seda ootavad sotsialistid, seda ootavad Eesti 200, Krus 200 tegelased, et jumala pärast Keskerakonna valija ei tuleks välja, kuna ta arvab, et Keskerakond võidab niikuinii. Vastupidi, me igal juhul tuleb mobiliseerida kõik jõud selleks, et tuua valijad välja valimispäeval, et kindlustada totaalne võit üle Eesti kohalikel valimistel, sest kohalikud valimised määravad kursi juba Riigikogu valimisteks 18 kuu pärast, kes võidab Riigikogu valimised ja kes suudab saata Reformierakonna aastateks opositsiooni, algatada kriminaaluurimised nende kuritegude üle, mida toime pandud Eesti maksumaksjate vastu. Kas või, ma ei tea, Danske rahapesuskeem, Jürgen Ligi on igat kätt pidi sellega seotud olnud. Nii et neid kuritegusid, mida toime pandud, on palju. Kes on see, kes suudab panna need süüdlased vastutama ja saata Reformierakond opositsiooni? Tänasel päeval ma ei näe ühtegi teist alternatiivi kui Keskerakond, aga selleks Keskerakond peab võitma kohalikud valimised veenvalt üle Eesti igas piirkonnas, et olla juba palju tugevam ka Riigikogu valimisteks ja võtta veenev võit Riigikogu valimistel ja saata Reformierakond kas opositsiooni ja mõned neist ka kindlasti kohtu alla ja vangi. Igastahes kohtume taas umbes nädala pärast juba Brüsselist Euroopa Parlamendist, kui meil on toimumas mõned komisjoni istungid. Seniks aga ma soovin kõigile ilusat sügise saabumist, jõudu jaksu, vastupidamist praeguse valitsusega, aga juba peagi lähitulevikus on näha, et elu võib minna paremaks, kui tulevad kohalikud valimised ja võidab õige erakond, kes suudab teha iga Eesti inimese elu palju paremaks. Selleks on loomulikult Eesti Keskerakond. Ma isiklikult kandideerin Tallinnas kesklinna piirkonnas, kus ma ka ise elan, pool oma ajast, kus minu laps käib lasteaias, käib eelkoolis, nii et ma tean täpselt kogu selle piirkonna muresid ja rõõme, nii et kesklinna kandidaadina kahtlemata ma ütlen, et iga inimene peab minema valima ja toetage meie erakonda, sest meie seisame iga Eesti inimese eest. Aitäh!